Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas! Kell on mõned minutid 1 läbi ja eetris on värske Krimiraadio. Saatejuhtideks, nagu alati, on Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Kuna eile tähistati naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva, siis võtab selle teema täna lahata ka Krimiraadio. Kas meil siin on asjad läinud kuidagi paremaks või kannatavad endiselt sajad ja sajad Eesti naised suletud uste taga terrori käes? Sellest tuleb meile rääkima Põhja prefektuuri politseileitnant Oksana Nikiforova. Tänase saate alguses räägime hoopis küberkuritegevusest. Eestis pole just väga tavapärane, et küberkurjategijad reaalselt vangi pannakse. Kuid eelmisel nädalal ühe Pärnumaa noore häkkeriga täpselt nii läks. Miks ja kuidas nii juhtus? Sellest oleme palunud omale külla rääkima riigiprokurör Vahur Verte ning Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juhi Ago Amburi. Juttu tuleb siis 23-aastasest noormehest Tom Christian Abelist, kes läks prokuratuuriga kokkuleppele ja teda karistati 10 kuu pikkuse vangistusega ja sellest reaalselt tuleb mehel ka 5 kuud ära kanda. No enne kui me detailsemalt asja kallale asume, siis teema sissejuhatuses kõlas väide, et Eestis pole kuigivõrd tavapärane, et seda sorti kuritegevuse eest reaalselt vangiga minnakse. Mis ikkagi teeb kuidagi selle eriliseks, selle juhtumi? See koosseis, mille eest ta süüdi mõisteti, näeb ette kas siis rahalise karistuse või kuni 2 aasta pikkuse vangisse ja selle põhjusel reaalsed vangistused ega ka vangistused üldse väga tavapärased nii-öelda häkkerite puhul ei ole karistustena. Et eks neid häkkereid on enne ka Eestis süüdi mõistetud ja eks nad on ka reaalselt vangist saanud osaliselt. Aga et mis selle menetluse tuum prokuratuuri vaates on see, et Keskkriminaalpolitsei sellest hetkest, kui menetlus alustati aasta alguses, kuni selle hetkeni meil see häkker siis politsei poolt kinni peeti, et see võttis täpselt 120 päeva aega, ehk siis see on nii kiire menetlus, nii kiiret läbi viidud menetlus, mida tihti ei kohta ka lihtsa koelisemate poevarguste puhul. Saati siis nii kompleksset rahvusvahelist mõõdet omavate ja tehniliselt väga keerukate kriminaalmenetluste puhul, et selles osas Ago kindlasti oskab täpsemalt öelda, et kuidas nad seda suutsid. Aga ma ikkagi enne kui Agole küsimuse esitame, veel täpsustaksin üle, Vahur Verte, et miks teie kokkuleppe üheks tingimuseks siiski oli, et pool karistusest tuleb päris kindlasti vangis istuda? Jah, selle konkreetse kaasuse puhul tõde on see, et ta peeti esmalt kinni. Ta jõudis olla kinni peetud 1 päeva, seejärel vabastati, aga mida me nägime pärast vabastamist, et ta jätkas täpselt sama tegevusega edasi. Ja siis juba oli ta tarvis pikemaks ajaks selleks, et seda menetlust oleks võimalik lõpuni viia ja et ta ei saaks jätkata uute kuritegude teemendamist, et siis juba vahistati. Et lihtsalt ta enda tegevus tingis selle, et ta pidi olema pikemalt vangis kui võib-olla 1-2 päeva. No lühikene süüdistuskokkuvõte on selline, ma nüüd kannan selle nii hästi ette, kui ma oskan. Keskkriminaalpolitsei on siis eeluurimise ajal tuvastanud, et süüdimõistet oli hankinud Evil GNX2 nimelise õngitsustarkvara, seda edasi arendanud ja edasi müünud, et kolmandad isikud saaksid toime panna arvutikuritegusid. Tema loodud tarkvara võimaldas toime panna niinimetatud man in the middle rünnakuid, mehe enda väitel tegeles ta ka phishing as a service lahenduste loomisega. No aga Ambur, siin on nüüd küll teie abi vaja ja teie tõlget vaja. Millega see noormees siis tegelikult õieti tegeles? Tegemist, jah, tõepoolest tehniliselt võib tunduda väga palju võõrsõnu selles pikas kokkuvõttes, aga kui me toome ühe pärismaailma analoogi, mida me kõik mõistame, me kujutame ette ühte spagetirooga. Kujutame ette ühte spagetirooga, kus meil on siis spagetid ja meil on lihapallid. Ja kui me kujutame nüüd ette, et see on meie kuritegelik maastik, see üks roog, siis meil on seal sees, meil on kurjategijad, kes panevad toime vahetuid kuritegusid, need spagetid ja siis meil on seal sees lihapallid. See kõige
võimsam osa sellest roast, mida me tegelikult kõik imustame, eks ju, spagettideks, aga vot see lihapall seal on see, mis tegelikult meile ju kõhu täis teeb. Maitseb kõige paremini. Need lihapallid seal, kui me seda analoogiga jätkame, on nüüd siis selline teenusepõhine osa sellest küberkuritegevuse maastikust, ilma milleta see spagetiroog oleks väga nigel. Ei saa kõhtu täis. Ja nüüd, kui me räägime sellest pikast keerulisest tehnilisest nimetusest, seal käis läbi ka phishing as a service ja man in the middle, siis need tegelikult on teenused, mida siis meie vaatame kui lihapalle selles küberkuritegelikus keskkonnas, mis võimaldavad neil teistel kurjategijatel, nendel spagettidel siis toime panna vahetuid kuritegusid, kus on juba tegelikult siis rahaline või andmelekke mõõde juures. Kui ma tohin, ütleme, kulinaarsete näidete juures tulla siia nii-öelda krimiraadiolike näidete juurde, kas võib ikkagi öelda, et ta sisuliselt oli nagu relvameister palgamõrvaritele, et ainult, et relvad olid teised? Võib-olla siin on seifi murdja on natukene parem analoog, et sisuliselt osutas teenusena siis seifi murdmise nii-öelda teenust kurjategijatele selleks, et pääseda ligi siis inimeste seifidele. Antud juhul need seifid olid siis Google'i kontod, Microsofti kontod, Office'i kontod, tavapärased keskkonnad, mida inimesed kasutavad, kus on tegelikult nende jaoks väga tundlikku ja olulist teavet. Milliseid kuritegusid on võimalik tema siis nii-öelda loodud tarkvaraga potentsiaalselt toime ikkagi panna? See konkreetne tarkvara tõepoolest, nagu see kirjeldus ütles, man in the middle ehk siis võimaldab vahelt lõigata siis inimeste kasutajatunnused ja selle kasutajatunnustes läbi lõikamise eripära seisnes veel omakorda selles, et kui me kõik oleme harjunud, meile räägitakse igapäevaselt, et eksisteerib selline asi nagu mitmetasemeline autentimine, siis tema arendatud tarkvara võimaldas ka selle vahelt lõigata. Ehk siis, kui me nüüd enda meelest logime sisse näiteks oma Outlooki kontole, siis olles sattunud nüüd õngitsuslingile, mis näeb justkui välja täpselt nagu see Outlooki sisselogimise aken, toksides sisse enda kasutajatunnused ja parooli, sisestades 2-astmelise autentimise koodi, mis meile telefoni saabub, siis tegelikult kogu selle protsessi käigus selle tarkvara vahendusel siis taustal sai kurjategija ligipääsu sellele kontole. See oli see, mida siis see lahendus pakkus. Oli mõni selline näide, et võt keegi tahtiski täpselt nii teha, nagu te kirjeldasite? Ma võin nüüd utreeritult, mitte nüüd konkreetselt kriminaaliasjast võetult, aga väga utreeritult siis, kui me kujutame ette kedagi, kellel on näiteks väga palju krüptoraha. Ja me kujutame ette, et see inimene hoiab enda taastesõnu ligipääsu sellele krüptoraha kotile näiteks oma Google Drive'is. Juhtub. Paljud inimesed seda teevad, ei peaks, aga teevad. Nüüd kurjategija on teada saanud, et selline inimene, kellel on palju krüptoraha eksisteerib, hoiab neid võtmeid seal Google Drive'is, siis ta viib läbi sihitud rünnaku selle inimese suhtes. Ja nüüd selleks, et seda läbi viia, ta ostab sisse selle teenuse, selle phishing as a service teenuse ja üritab siis need Google Drive'i kasutajatunnused koos siis mitmeastmelise autentimisega vahelt lõigata selleks, et sinna Google Drive'i sisse logida, varastada ära see krüptorahakoti võti ja siis sealt järgneva sammuna siis juba kogu krüptoraha, mis sellel kannatanul on. Kuivõrd selgeks selle menetluse ajal said tema motiivid, ma ei tea, tegi ta seda raha pärast või tundus see lihtsalt selline põnev ülesanne ühele osavnäpul? See, mida meie nägime, oli puhtalt oma kasu. Ehk siis ta ei teinud seda heast tahtest, siin ta ei teinud ka seda lihtsalt huvist, vaid et tal olid kindlad kliendid, kelle ta lihtsalt müüs ja teenis selle pealt ka kriminaaltulu. Et me ise tuvastasime, et ta teenis vähemalt 6000 eurot. Lisaks oli tal teadmata päritolu sissetulekuid ehk siis krüptoraha, mida oli ta kontol laekunud, et eks neid kliente üksjagu oli, aga arvestades tema tegevuse tõenäolist ajalist mõõdet, et paraku jah, siis ilmselt kõiki kliente me siin ei suutnud selle menetluse raames tuvastada, et siin üht-teist võib veel kuskil vakal peidus olla. Ma täpsustan üle, et ta teenis konkreetselt ikkagi nii-öelda tõendite alusel 6000 eurot. Just. No see oli see, mida suudeti tuvastada, aga paljuski tõenäoliselt jäi tuvastamata. Ja, et eks see on see koht, kus me peame otsustama, et kas me hakkame, kui kaugele selle uurimisega läheme, et kas me üritame võimalikult fokusseeritult tõendada ära kindlad episoodid selleks, et tõde siis kohtusaalis välja tuua
või me üritame kogu inimese võimaliku mineviku välja selgitada. Et selle konkreetse menetluse raames hoidsime fookust hästi kitsana ja tõesti keskendusime kindlatele episoodidele ja üritasime seal kõik välja selgitada. Ja nagu ma aru sain, siis ma täpsustan veel. Te jutu meie vestluse alguses ütlesite, et ta tuli reaalselt istuma panna just nimelt selle tõttu, et ta nagu kas ei saanud ise aru või ise tõlgendas oma tegu kuidagi teisiti ja tegutses edasi ja ei mingit tunnetust, et see kõik on ikkagi kuritegu ja mitte midagi rohkemat ega vähemat. Kui me vaatame, tuleme võib-olla ringiga tagasi selle varasem küsimuse juurde, et mis need motivaatorid on, siis üks asi kindlasti on raha, aga teine asi on ka selline see keskkond, kus inimesed opereerivad, seal on hästi palju staatust, seal on hästi palju sellist reputatsiooni küsimust, see on hästi isoleeritud keskkond ja see, mis toimub nii-öelda meie jaoks harjumuspärases, tavapärases maailmas, võib-olla ei pruugi nii väga üle kanduda neil sinna isoleeritud keskkonda, kus nad igapäevaselt tegutsevad. Ja mis siis juhtub, ongi see, et sõltumata sellest, et võib-olla politsei käis ukse taga, viidi läbi otsimine, siis see justkui ei mõjuta seda nii-öelda igapäevaelu selles teises maailmas, kus siis seda kuritegevust toime pannakse. Ja antud juhul ka nii läks, et see nii-öelda meie tegevuse mõju ei ulatunud sinna ja seda ignoreeriti ja jätkus siis varasem tegevus sisuliselt, mis siis päädis tõepoolest sellega, mida siin varem juba kirjeldati. Aga teeme siin ühe väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi koos saatejuhtide Raul Ranne ja Karel Reisenbukiga. Räägime häkkeritest ja häkkimisest ning seda seetõttu, et ühel 23-aastasel mehel õnnestus end Eestis lausa vanglasse istuma häkkida. Seda lugu aitavad meile täna jutustada riigiprokurör Vahur Verte ning Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Ago Ambur. Täpsustaksin mõnda asja, et kui palju meil see lõbus häkker, ta nimi oli Tom Christian Abel, kui palju ta väljapoole suutis oma teenust müüa, kui rahvusvaheline see tema äri oli. Me küll rääksime 6000 euro suurusest käibest, mida ei saa nüüd liiga suureks pidada, aga ikkagi ma kujutan ette, et mingisugused siirded või mingid käekirjad juba paistsid siingi välja. Selline tegevus on eranditult rahvusvaheline. Keegi, kes ükskõik mis kurjategija, kes osutab sellist teenust, ta ei otsi või ei piiritle ennast siis mingite turusegmentidega, kui nii võib öelda. See on rahvusvaheline, maksimeeritakse loomulikult tulu, mitte seda siis, et kus piirkonnas toimetatakse, mis on nagu vahe võib-olla siis traditsioonilise organiseeritud kuritegevuse maailmast, et siin ei ole selliseid kirjutamata reegleid, et turud oleks jaotatud. Ja võib-olla, kui me räägime siin ka nendest vangi mõistetud häkkeritest, siis paratamatult me oleme täna ka olukorras, kus meie Eestis tegeledes küberkuritegevusega tegelikult ju peame sellega võitlema rahvusvahelisel tasandil. Et me ei räägi ainult küberkurjategijatest, kes on Eestis, vaid meie igapäevatöös me puutume kokku küberkurjategijatega, kes on ükskõik kus maailma otsas, sest et vahet ei ole, internetikaabel ulatub siia välja ja nad kõik omavad mingisugust mõju Eesti inimesele. No mulle tulevad silme ette 2 lõbusat klienti, kes võiksid tal nüüd olla tema teenusel. Esiteks siis kõik need Ukraina kõnekeskused, kes siin kimbutavad meie inimesi kõik võimalike erinevate kelmiskeemidega ja teiseks loomulikult näiteks meie naaberriigi eriteenistused, kellele ka väga meeldiks kõiksugu dokumentidele ligi pääseda, rääkimata siis ka mingisugustest kontodest. Kuidas sealt paistis, millised kliendid silma hakkasid? Nii palju, kui tohib nüüd rääkida. Võib-olla laiendan seda taaskord selle üleüldise pildi peale, mida me näeme. Selline teenusepõhine maailm võimaldab nendele inimestele, kes osutavad selliseid teenuseid, olla ülispetsialiseerunud sellele ühele nišile. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui varasemalt küberkurjategija võttis nädalas ühe päeva, et selleks, et kuhugi sisse häkkida, ühe päeva, et pahavara arendada, ühe päeva, et kuskilt midagi varastada ja siis viimase päeva selleks, et siis raha välja siis pesta, eks ju, siis täna me räägime sellest, et on küberkurjategijad, kes arendavad töövahendid 5 päeva või 7 päeva nädalas
tööpäevi selles mõttes ei loeta, eks ju, aga neil on võimalik maksimeerida see aeg, mil nad tegelevad väga konkreetselt selle niši ja spetsiifikaga. Ja see loob olukorra, kus meil nii-öelda siis kaitsjatena või siis selle vastu töötajatena on väga keeruline tehnilises aspektis just järgi püsida, sest et kui inimene ainult tegeleb sellega, et mõelda välja, kuidas mitmeastmelisest autentimist mööda pääseda, siis neil, kes selle eest või selle vastu end kaitsma peavad, on vaja mitte ainult tegeleda mitmeastmelise autentimise küsimustega, vaid üleüldise võrguturbega, konfigureerimistega, inimeste küberhügieeni ja teadlikkusega ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis siin ei ole nagu piiritlusi, need inimesed spetsialiseeruvadki sellele oma turunišile ja nende eesmärk on olla selles nagu parim, et maksimeerida kasu. No rahvusvahelisusest rääkides, siis väidetavalt oli see noormees, kellest me juttu täna alustasime, ka sellise vist Ameerikamaa häkkerite rühmituse liige nagu Naked Pages. Millega see rühmitus täpsemalt tegeleb? See nüüd on asi, mille inimene ise oli siis internet üles laadinud, eks ole, et meie seda enda kommunikatsioonis ei ole kajastanud, aga kui me konkreetsest sellest rühmitusest räägime ja seda võib igaüks guugeldada, siis jah, tegemist on kuritegeliku rühmitusega, kes siis spetsialiseerub sellele, et läbi õngitsusrünnakute siseneda inimeste kontodele ja sealt siis kas andmeid või vara varastada. Me räägime ikkagi siin väga spetsiifiliste oskustega inimesest. Mulle tundub, et rääkige pisut sellest taustast. Ma mäletan, aastakümneid tagasi räägiti Sillamäe kutsekoolist, kus muu hulgas õpetati programmeerimist, aga need programmeerijad seal kippusid kõik olema mingisuguse, no mitte kõik just, aga paljud nende hulgast kippusid sinna tumedamale poolele mingisuguseid häkkeritegusid tegema. Mis on selle noormehe siis taust, kust tema pärit on? Tuletama meelde, et mees on täna 23-aastane, aga kuritegusid pani juba toime 22-aastaselt, eks ole. Ja selle, mis puudutab seda tumedat poolt, siis ilmselt täna me Eestis oleme selles mõttes heas olukorras, et infoturbe ekspertidele tööpõld on lai ja võimalusi jagub. Et ei ole vaja pöörduda kuritegeliku karjääri poole. Tänane olukord on selline, et sul töökuulutusi on internet täis ja kusjuures ei ole vahet, kas sa oled 22-aastane või ausalt öeldes isegi ei ole vahet, kas sa oled 15-aastane, nagu meil on siin ühe varasema menetluse puhul näide, võetakse tööle ja nõudlust on. Mis puudutab konkreetselt tehnilisi oskusi, siis taaskord tugev spetsialiseerumine. Et kui me võtame näiteks meie laual on meil kõigil siin telefonid, eks ole, selleks, et nüüd sinna kaugteel sinna telefoni sisse häkkida, tuleb välja mõelda tuleb leida mingi haavatavus ja siis tuleb seda haavatavust ära kasutada. Tänaseks see tehnoloogia selleks, et kaitsta nende haavatavuste eest, on jõudnud mitukümmend aastat areneda. See tähendab seda, et selleks, et üldse saada aru, missugused kaitsemeetmed seal kasutusel on, mis tehnoloogiat selle telefoni kõhus on, tuleb mitu aastat kõigepealt investeerida ajas, et üldse mõistma hakata seda, mis seal on, ja siis veel omakorda mitu aastat investeerida siis katsetamisesse, et see haavatavus üles leida. See on ka põhjus, miks selliste haavatavuste puhul näiteks turuhinnad sellistel turvaaukudel võivad olla mitu miljonit eurot. Sest see aeg, mis on investeeritud nendesse oskustesse ja omakorda sellesse, et see haavatavus leida, on lihtsalt nii palju väärt. See haavatavus ise võib olla 20 rida koodi, aga see on mitu miljonit väärt just sellepärast, et see on nii spetsialiseerunud, see on niivõrd keerukas. No aga Omber, kui te peaksite nüüd ikkagi nii-öelda professionaalse pilguga hindama selle mehe nii-öelda oskuseid, jättes kõrvale kõik see, mis eesmärgid tal olid ja nii edasi, siis kui osav ta ikkagi on? Kas sellist, ma küsin hoopis võib-olla nii, et kas sellist meest võib-olla oleks politseisse tööle vaja? Me ei tee kurjategijatele seda rõõmu, et me neid kuidagi edetabelitesse seaksime. Hästi, aga sa tegelikult viitasid enne siin ühele noorele 15-aastasele inimesele, kes siis tegelikult ma saan aru, et on leidnud ikkagi nüüd mitte kuritegevuse tee, vaid tee ikkagi sellise legaalse häkkimise juurde. Mõned aastad tagasi juhtus selline kurioosne lugu, et häkiti Tella andmebaasi ja keskkriminaalpolitsei selgitas välja, et see häkkimise taga oli siis tol hetkel 14-aastane noormees, kes katsetas enda oskusi ja katsetas selle andmebaasi tugevusi ja nõrkusi. Ja tõepoolest sai sinna sisse, et tolles menetluses saime aru, et ega seal niisugust pahatahtlikku omakasu motiivi me ei näe. Ta oligi lihtsalt uudishimu, katsetamine, võib-olla ei teatud ka
võib-olla ta ei teadnud neid täpselt piire, mis on lubatud, mis on keelatud ja kuidas peaks enda neid oskusi rakendama. Ja see noormees, tema osas menetluse lõpetsime ja suunasime ta ühe koostööpartneri juurde nii-öelda eetilist häkkimist õppima, ehk siis tegi seal pool aastat praktikat, sai aimdust, et need oskused, mis tal olid olemas, mis tal on olemas, et need on tööturul hinnatud ja nendega on võimalik ka legaalselt raha teenida ja see praktika juhendaja, kui ma temaga pärast vestlesin, kiitis seda noormest taevani, et ütles, et väga asjalik, väga selge silmavaatega ja tihti ununes ära, et su vastas istub, ta oleks hetkeks 15-aastane noormees, et nii palju kui ma tean, siis ta jätkab kooliteed ja ka koolitab ise siis teisi huvilisi. Nagu me teame, siis kogu see küberkuritegevus on kõige muu kõrval ka äärmiselt selline varjatud ja raskesti jälgitav, et kui sa ei tea, mida sa otsid uurijana, siis on ikka väga raske leida kuritegu. Või kuidas sellega on? Kui on tapmine näiteks linnas, siis see on tapmine. Seal on keegi, kes tappis ja keegi, kes on tapetud ja kogu lugu. Nüüd küsimus on motiivides, miks see kõik juhtus. Küberkuritegevuse puhul leida üles kõigepealt kuritegu ja siis hakata sealt leidma seda tegijat, keeruline. Kuidas te selle antud juhtumi jälile saite, kuidas see üldse nagu teie ette kerkis see kuritegu ja see inimene ja see lugu üldse? Jah, siin on 2 vaadet, eks üks on see, et kui on juba juhtunud, et kui me räägime tapmisest, eks, et kui on juba juhtunud, kui on küberintsident juhtunud ja on kannatanu avastanud, et midagi on juhtunud, siis me tuleme kohale ja aitame seda lahendada ja alustame menetlust, et tuvastada, kes siis selle teo taga on. Ja teine vaade on see, et kriminaalpolitsei ju kogub ka ise kriminaalteavet ja selle põhjalt siis hindab seda, mis maastikul toimub ja prioritiseerib, et mis on nüüd need asjad, kuhu me peaksime oma siis teravikku suunama selleks, et omada kõige rohkem mõju. Ja kui nüüd konkreetsetest signaalidest räägime, mis meie lauale jõuavad, siis loomulikult neid ma avaldada ei saa, aga ütleme nii, et meil neid strateegilisi sisendeid erinevatest kohtadest on mitmeid ja eks me nende pinnalt siis paneme pusletükid kokku ja vaatame, kuhu oma teravikku suunata. Selles konkreetses noormees Aabeli juhtumis kasutas politsei ka matkijat. Tavaliselt mingites teistes menetluses, mis ei ole kübermenetlused, ei ole see väga tavapärane. Aga kas ma eksin, kui ma väidan, et ikkagi sellise küberteema juures on see üsna tavaline, et kui midagi vaja teada on, siis tuleb sinna ikkagi ise kuidagi näpud vahele saada ja infiltreeruda nii-öelda. Siin me peame kohe esimese asjana ümber lükkama need väited, kuna ma saan aru, et see väide on ringema läinud siin selle konkreetse inimese poolt antud intervjuust, mida lugesime meie sama suure hämminguga ja tulles tagasi selle küsimuse juurde, siis ma ei tea, kust tulevad sellised väited siin selle matkija kasutamise kohta. Et konkreetses kaasuses ma hetkel jään vastuse võlgu. Eks seal hirmul võib-olla on suured silmad, et siin politsei ei matkinud. Kui me sellest intervjuust juba korra rääkisime, siis ta oli selles intervjuus selles mõttes üsna avameelne, nagu vähemasti tundus ja muuhulgas ütles ta, et ta siis pullis nii-öelda varjatud identiteediga keskkriminaalpolitseinikega siis kuriteo matkimise ajal tükk aega, kuni siis teatas neile nende nii-öelda tegeliku nime ja ameti. Ma saan aru, et seda ta siis ei saa kinnitada, et selline pullimine seal kuidagi toimus. Sellist asja ei ole juhtunud, jah. Võib-olla lobisev kurjategija on iseloomulik just nimelt sellesse IT-valdkonda või küberkuritegevusse kuuluvaks nähtuseks, aga sealgi seesama tegelane ütles, et raha ei olnud oluline. Oluline on siis mingisuguse teenuse osutamine kellegile või oma oskuste parandamine. Tundub, et seegi on siis pigem selline praalimine ja ei midagi rohkemat. Tegelik huvi siiski oli üksnes raha teenimine kogu lugu. Nende motiividega on alati see, et ega me lõpuni kunagi täpselt ei tea. 100% me ei saa kunagi kindlad olla, mis need motiivid siis lõpuni olid. Aga nagu ma ennist ütlesin, kuna see keskkond, kus küberkurjategijad toimetavad, seal on väga palju sellist sotsiaalset ja sellist staatuse aspekti juures, siis see võis ajas muutuda täpselt samamoodi, nagu ta kinnipidamise hetkest võis muutuda. No üks asi, mis selle loo veel tegi üsna eriskummaliseks, oli see, et ma ei tea, kas nende 2 kinnipidamise vahel või siis juba enne seda või pärast seda, siis ikkagi meeldis talle sotsiaalmeedias väga praalida oma oskustega ja ta oli lausa vist ehitanud omale avaliku sellise CV, et millega ta siis tegelenud on ja kuhu ta kõike kuulub. Siin seda Naked Pagesi liikmelisust sai mainitud. Meie jaoks oli see esmakordne sellist asja näha.
Teema kokkuvõtteks. Vahur Verte, te olete öelnud, et küberkuritegevus on muutunud üha teenuspõhisemaks. Mida see tähendab ja kuidas seda siis võib-olla sisustada seda? Seesama, mida Ago enne ütles, et sul ei pea ühel kurjategijal olema kõiki Lego klotse, ei pea seda mudelit ise kokku ehitama, et nad saavad oma igapäevase leiva sellest, et nende käes on jälle üks väga mahlane Lego klots ja nad pakuvad seda kõigile teistele, kes sellest huvituvad ja ongi väga fokusseeritult pakuvad on teenust teistele küberkurjategijatele, aga ka organiseeritud kurjategijatele. Et siin viimastest aastatest on ohtrad näiteid selle kohta, kuidas väga kõrge tasemega organiseeritud kurjategijad, narkokurjategijad on kasutusele võtnud kõrgtehnoloogilised lahendused selleks, et enda suhtlust hõlbustada, et me räägime siin otspunkt krüpteeringuga seadmetest. Kas see seade vajab väga spetsiifilist oskustööjõudu, et kes selle valmis ehitaks ja nendele annaks? Kas see tegevus on umbes nii, et keegi osav häkker teeb tööriista, mida ta pakub siis teatavale seltskonnale, või on see pigem vastupidi, et organiseeritud kuritegelik seltskond vajab tööriista ja ta nii-öelda saadab oma kanaleid pidi tellimuse. Kuidas sellega on? Üldjuhul sellist tellimuse mudelit justkui ei ole. Pigem on see, et tajutakse ära, et turul on mingisugune nišš, mis on puudu ja siis hakatakse seda arendama ja kui see nüüd läheb mingi hetk lendama, siis tulevad ka teised tegijad ja sellest muutub eraldi siis nii-öelda eraldi turusegment tekib sellest või ärimudel siis. Et pigem on see niipidi ja võib-olla siis organiseeritud kuritegevus, kui me räägime, siis jõuab üldse sinna mängu natukene hiljem, väikse viibega. Riigiprokurör Vahur Verte ja Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Ago Ambur, aitäh teile täna saatesse tulemast. Meie teeme siit ühe väikese pausi ja oleme tagasi juba uue teemaga. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Tänase saate teise poole teemaks on naistevastane vägivald ja selle vastu võitlemine. On teemaks sellepärast, et tegu on paraku ka Eesti ühiskonnas jätkuvalt sellise siirdeid ajava vastiku haigusega. Ja eile oli ka rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev. Ja loomulikult me peame selle vägivalla vastu võitlema. Stuudios aitab meil olukorda täpsemalt hinnata Põhjaprefektuuri lähisuhtevägivalla grupijuht Oksana Nikiforova. Tere tulemast Krimiraadiosse, Oksana. Tere. Karel, ma saan aru, et me pidanuks täna oma üleriietesse punuma ka natuke oranži, et seda naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva kuidagi markeerida, nagu seda mujal maailmas tehakse. Aga olgu sellega, me vähemalt räägime teemast, ma loodan, et sellestki on pisut abi. Tahaks loota. Eile oli rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev, nagu öeldud. See tuletab seda siis meelde, et naistevastase vägivalla vastu peab igal sammul võitlema. Hästi lihtne küsimus. Kuidas see võitlus peaks käima? See võitlus juba käib ja käib edukalt, töiselt ütleks nii. Ja võistlus käib läbi selle, et nagu näiteks tänane saade, informeeritus. Esimene samm, inimesed peaksid teadma, kuidas probleemidega võiks hakkama saada, kelle poole saab pöörduda. See on esimene samm. Selleks oleme meie abiks, selleks on abiks ka meie koostööpartnerid, kes koostöös siis meiega püüame siis lähisuhtevägivallaga võitlema. Ma panin eile tähele üht uudist, kus meie välisminister sedastas, et naistevastane vägivald ja koduvägivald on endiselt kõige enam levinud inimõiguste rikkumise viisid maailmas. Ja ta lisas fakti, et näete, iga 11 minuti järel tapab keegi kusagil maailmas tahtlikult naise ja nii edasi. Öelge, kas sellisest ministri sõnavõtust on midagi kasu? Kas see aitab kuidagi selles võitluses või see on ikkagi selline ametniku jutt, kus ta pani linnukese kirja ja nii ta läks? Kuidas teile tundub? Sellest ei tohi vaikida, see on esimene pluss. Sellest peab julgema ka rääkima, aga kas sellest on kasu ennetuslikul viisil kujul? No see on selline, siin ma pigem
rõhutaks seda, et meie ühiskonnas ei ole nii ebaturvaline olla, et neid selliseid raskeid juhtumeid kindlasti on, aga ei ole õnneks väga palju. Ja me püüame ikkagi anda endast parimat, et neid oleks ka vähem. Ja ilmselt tuleb ka olla rahul, et minister kasutas võimalust ja rääkis. Ega see ju halba idee lõppkokkuvõttes. Jah, kindlasti ministri sõna loeb. Iga sõna loeb ja sellest on palju räägitud, nagu te ise mainisite, võitlus käib tegelikult ammu, oleme ka siin Krimiraadios ju seda teemat ka varasemalt puudutanud, kuid kui nüüd jälle uuesti siis sellele olukorrale otsa vaadata, siis mis pilt meil Eestis paistab? Pilt on selline, kui me vaatame puhtalt statistikat, siis statistika poole pealt iga aastaga juhtumite arv kahaneb, ehk siis neid on vähem. Neid on registreeritud vähem. Et kui jällegi numbriliselt öelda, siis 10 989 juhtumid on registreeritud 22 aastal, 2024 aastal on registreeritud 8774 juhtumid. Et tunduvalt vähem. Aga jällegi me räägime ainult statistikast, ehk siis need on numbrid, mis on registreeritud juhtumite numbrid, aga väga palju jääb ka varju ja meie hoiame alati käsi pulsile, et ei lase lõdvaks selle teemaga. 8774, ma saan aru, oli nüüd sellel aastal registreeritud juhtumeid. Ja. Aasta pole veel läbi, aga seda on ju ka palju, tuleb tunnistada. Kindlasti. Võib siis arvata, et või milline see teie tunnetus või pilt on, et ühtepidi statistiliselt jah, nagu te mainisite, asi on läinud nii-öelda paberi peal paremaks, aga on varjatum. No miks see on nii läinud, miks see on muutunud kuidagi niimoodi varjatumaks, et sellest võib-olla siis nii paljudele teada ei antagi enam? Antakse kindlasti teada, antakse rohkem teada. Lihtsalt inimeste informeeritus on vaadatav kahte viisi. Esimene moment on see, et inimene saab rohkem informatsiooni, ta julgeb pöörduda. Ja teine asi on see, kes on vägivallad, see saab rohkem informatsiooni ja meie sekkumiste viise, ta oskab siis paremini lihtsalt varjada seda tegu. Nüüd, kui tänavu aasta kalendrit vaadata, siis on näha, et on tulemas pikad pühad. Jõulupühad, peaaegu terve nädal on vaba tööinimestel ja sinna otsa tuleb ka aastavahetuse aeg, kust jällegi on päris pikalt vabu päevi. Ja paraku on nii, et nendel just nimelt pühade aegu seda vägivalda kodus, lähisuhte vägivalda on palju. Olen õigel teil kõigepealt? Jah, ma olen teiega nõus. Kuidas te valmistute nendeks pikkadeks pühadeks just nimelt teie? Me kindlasti ei oota, et need juhtumeid on rohkem, aga me oleme alati valmis. Ja meie ettevalmistus on selline, et meil on rohkem patrulle välja pandud jõulude ajal. Me rohkem räägime sellest avalikult, nagu näiteks ka täna. Räägime ennetavalt sellest, et ka koduseinte vahel peavad inimesed ennast turvaliselt tundma, et jõulud on tulemas, aga see on rahu toov aeg, et püüdke olla kannatlikud, püüdke vältida konflikte ja juhul, kui need konfliktid ikkagi tekivad, siis oskage neid ka lahendada rahumeelselt, pigem loobuda konfliktidest, juhul kui ei saa loobuda, siis sellega peab juba midagi ette võtma, siis peab endale teadvustama, et ma ei saa konflikte lahendada, ma ei saa oma emotsioonidega hästi toime tulla ja siis ma pean ka spetsialistide poole pöörduma. Ehk siis see on võib-olla juba uue aasta lubadus endale, et ma pöördun uuel aastal spetsialisti poole. Selleks on meil Eestis olemas ka vägivallast loobumise liin näiteks. Ka sinna võib juba pöörduda selle probleemiga. Nii et siin võib hästi palju häid soove anda, aga peamine ja konfliktide vältimine, siis läbi selle tulevadki need rahulikud jõulud. Mis need peamised vabandused teie kõrv on olnud, kui neid on olnud, et näiteks pühade ajal, et miks on asjad käest läinud, miks on inimesed kasutanud oma partneri vastu lähisuhte vägivalda? Meil on kõige suurem probleem alkohol ja alkoholi liigne tarvitamine.
ja selle taustal siis tekkinud konfliktid. Ja see on ka esimene vabandus alati, et ma olen alkoholi mõju all ja seetõttu ma ei teadvustanud endale, mida ma teen ja miks ma seda teen. Inimesed pärast ka vabandavad, aga see ei muuda fakti, et vägivald on juba toimunud. No jaa, ega see pole saladus, et Eestis inimesed joovad nagu loomad ja pärast seda käituvad nagu loomad, aga öelge, kas see on alati hea õigustus või põhjendus, et näed, olin täis, juhtus või on seal taga veel midagi? Alati on taga veel midagi, aga see on lihtsalt esimene kõige lihtsam vabandus. Aga mis see midagi on veel, kui te olete nüüd võib-olla inimestega pikemalt rääkinud, mis seal taga siis ikkagi on, mis juues siis välja tuleb? Kõik, mis on pika aja hoitud vaos, enda emotsioonid, enda probleemid, millest ei julgetud teisele poolele rääkida, kõik see, mis sind vaevab, aga sa vaikid. Ja siis ühel hetkel juuas alkoholi, võtad seda julgust kokku ja hakkad korraga kõike probleeme laduma laua peale. Ja korraga lahendama. Ja teine pool ei ole selleks valmis ja ta võib-olla ei oska sulle ka vastata kohe kõikidel sinu pretensioonile ja küsimustele. Ja see inimene, kes on alkoholi mõju all, tal emotsioon keerleb ja valab välja juba sellena, et juba tekib, konflikt eskaleerub ja kuni füüsilise vägivallani välja. Mingil hetkel tundub, et ainuke lahendus ongi rusikaga siis peksmine. Ja kas seda on öeldud? Kus kohas see kaalukaus selles mõttes on, et kui palju ohvrid konflikti ajal näiteks teiega ühendust võtavad või siis ikkagi enamasti helistatakse kas tuttavate poolt, ma ei tea, naabrite poolt, et kuuldakse tüli? Kõige rohkem helistatakse mitte konflikti ajal, vaid konflikti järgi. Või siis konflikti lõpufaasis, kui tekib võimalus helistada. Ehk siis kõige rohkem informatsioon me saame läbi häirekeskuse. Teisena tooks välja naabreid, mis on väga positiivne, et inimesele ei ignoreeri seda, mis toimub meil naabri ukse taga, et nad julgevad ka helistada. Ja kolmandana tulevad sõbrad, tuttavad, kellele julgetakse oma muredest rääkida ja kes on omalt poolt siis on sama julged ja pöörduvad ka politseisse. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Tänase saate teises pooles räägime me naistevastasest vägivallast ja selle vastu võitlemisest. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ja seda rasket probleemi meie ühiskonnas aitab lahata Oksana Nikiforova Põhjaprefektuurist. Me oleme rääkinud siin lähisuhte vägivalla vastu võitlemisest, sellest teatamisest, teavitamisest, teadvustamisest laiemalt, et kui suur see probleem on, aga paraku nagu ka numbrid näitavad ja elu näitab, siis see asi ikkagi päriselt toimub. Ma küsin nii, et ma arvan, et võib-olla Krimiraadio on kõige koht anda inimestele soovitusi, kes selles olukorras on olnud. Ütleme, kui rünnak on juba toimunud, siis milline strateegia valida, et ennast selles olukorras kaitsta, kui näiteks politseisse ei õnnestu ka sel hetkel helistada? No esimesena võib-olla remargina ma ütleks seda, et lähisuhte vägivald kui selline on nii-öelda varjatud kuritegevuse liik. Ehk siis see, kes vägivallad see on, tema esimesena kardab nii-öelda varjust välja tulla, ehk siis anonüümsuse kaotamist. Ja siinkohal vägivallad seda ohvritele mina soovitaks esimestena seda anonüümsust mitte tagada kurjategijale. Ja kuidas see käiks siis? See käiks väga lihtsalt. Sa annad probleemist teada kas või ühele inimesele, keda sa usaldad. Siis on see informatsioon juba liikunud kolmandale isikule ja see anonüümsus on juba osaliselt aga rikutud. Ja siis tulevad need järgmised sammud. Kui sa julgesid juba ühele inimesele öelda, see annab sulle julgust rääkida selle oma luguga edasi. See aitab sind selles osas, et sa püüad oma esmast plaani paika panna.
ja juhul, kui plaani vägivaldsetest suhetest väljaastumise plaani, nii-öelda, jah. Ja järgmised sammud on sellised, kui anonüümsus on rikutud, kui keegi juba saab sellest olukorrast teada, siis on abi otsimine. Seda esmasplaani võib koostada endal, kui sul endal hästi palju jõudu, sisemist jõudu, mida paraku ohvritel ei ole. Seda on aastatega maha surutud. Siis tasub otsida abi juba spetsialistidel. Alustada näiteks ohvriabist. Suurepärane teenus, kes aitavad, kuulavad sind ära, aitavad sulle esmasplaani paika panna. Politseijaoskondades on ohvriabi teenus täitsa tagatud. Politseis on olemas piirkonnapolitseinikud. Piirkonnapolitseinik on kättesaadav ka interneti vahendusel ja ka telefoni teel. Ma väga vabandan, aga kui suur ohver peab inimene olema, et politsei ikkagi juba hakkaks tegutsema? Ma saan aru, et see kõlab nüüd natukene tobedalt, aga ikkagi, politseil on väga palju tegemist. Nüüd inimene, kas ta peab juba olema tõesti ohver, et juba on löödud ja juba on nagu jäljed näha, või on see kuidagi juba kerimas seda viisi, et tundub, et see ei saa hästi lõppeda ja siis juba öelda politseile, et mul on kodus tegelikult küpsemas tegelikult üsnagi suur probleem tõenäoliselt. Ja ma ei tea, kuidas siis politsei suhtub, et rahu, vaatame või mis ta ütleb. Mida varem, seda parem. Ikkagi nii? Jaa, et kõige parem on pöörduda siis, kui olukord ei ole väga tõsiseks muutunud, ei ole muutunud füüsiliseks vägivallaks. Kui toimub juba selline, kui tekivad juba sellised pinged kodus, millega sa ise hakkama ei saa ja millele sul vastuseid ei ole, siis tasub juba pöörduda spetsialistide poole. Sa võid mitte politseisse otse pöörduda, sa võid ohvriabitöötaja poole pöörduda, sa võid oma sõbra juurde pöörduda, ta annab sulle nõu. Peaasi, et juhul, kui sa taipad seda ebatervislikku sellist olukorda kodus, et sul oleks julgust kohe alguses endale teadvustada, see ei ole normaalne, ma pean midagi tegema, ma pean midagi ette võtma. Ei pea ootama seda väga, väga kurva lõppu. Ja ühe asja veel täpsustaksin üle, te ütlesite, et kõige üks mõjusam vahend on avalikustamine või ütleme, et keegi kolmas ka teab, mis toimub. Et seda kardavad need vägivallatsejad kõige rohkem peaaegu. Nüüd, kas sellele vägivallatsejale endale tuleb ka öelda? Et sa teaksid, ma olen sinust rääkinud ka oma emale või oma õele ja ka sinu vanematele, milline siga sa oled. Või kuidas sellega käituda? Sõltub, kuivõrd kindel sa oled enda võimetes. Mõne jaoks on see võib-olla ka väga riskantne ettevõtmine, kohe öelda. Seda pidi, kui te ei tunne ennast turvaliselt juhul, kui teil on plaanis seda talle öelda, siis pigem seda mitte teha. Seda teeb ka spetsialist või juba politsei. Okay. Nagu meil siin jutust on ka mitmeid kordi välja tulnud, siis lähisuhte vägivalda on mitut liiki. Nii füüsilist vägivalda kui ka vaimset vägivalda. Öelge, kas see on pigem reegel, et vaimsest vägivallast lõpuks areneb välja füüsiline vägivald? Kui see juba algusfaasis kontrolli alla võetud, siis ei pruugi see minna üle füüsiliseks. Kontrolli alla võetud mõtlete ehk siis inimene juba olles emotsionaalselt kurnatud näiteks suhetest, saab aru, et need suhted ei ole õiged ja ta loobub nendest või siis töötab selle nimel, et neid suhteid parandada. Siis need suhted ei pruugigi minna üle füüsilisteks. Me oleme siin aastaid ju rääkinud vahelduva eduga siis sellest lähisuhte vägivallast ja märganud, et olukord on mõnevõrra iga aastaga parem, aga seda vägivalda on siiski veel päris palju. Nüüd, kuidas on Eesti võrreldes näiteks teiste Põhjamaadega? Me ju arvame, et me oleme ka Põhjamaa, nagu Taani, Norra, Rootsi ja Soome. Kas see probleem on seal sama terav, teate te? Või on see selline Eesti ja muu Ida-Euroopa omapära, et meil siin ikkagi on vaja veel kasvada enne, kui õpime oma partneritega normaalselt käituma ja suhtlema? Ma ütlen oma praktikast nii palju, kui ma olen suhelnud meie kolleegidega naaberriikidest, siis erinevates riikides on erinevad olukorrad, aga suund on üks ja sama.
suund on õige, on millega tööd teha, ei ole ühtegi riigi, kus ei oleks sellist probleemi olemas. Sekkumise viisid on küll erinevad, aga me püüame teineteiselt häid praktikaid laenata ja siis enda töösse siis rakendada, mis on väga kasulik. Aga jah, täitsa erinevad pildid on ja statistikad on ka erinevad. Aga me ütleme, et me oleme praegu, kuidas öelda, võib-olla kuldne keskmine ja meil on arenguruumi veel. Aga meil on tohutult palju tööd ka tehtud, nii et me võime julgelt praegu jagada teiste riikidega oma kogemusi. Ma ei tea, kas ma eksin, aga ma loodan, et viimasel ajal olete te vähem kuulnud seda koledat ütlemist, et kui peksab, siis armastab või kuidas sellega on? Teate, just täna hommikul arutasime kolleegidega seda teemat ja me märkasime, et tõepoolest see ei ole nüüd normiks ühiskonnas. Me ei saa lubada, mitte meie, vaid inimesed ei tule tänavale avalikult ütlema, et mina lõin kedagi sellepärast, et ma armastan teda. See on kuidagi nii kohatu ja lubamatu tegu ja see meie ühiskonnas ei ole enam aktsepteeritav. Ja see on väga hea. Just täna hommikul rääkisime teilt ja tabasite mind sellest mõttest juba. No kui siia saate lõppu nüüd teie poolt võiks jätta rippuma ühe mõtte lähisuhtevägivalla kohta ja selle võitluse kohta, siis milline see võiks olla? Võib-olla mingisugune soovitus, üleskutse? Soovitus pigem. Mitte karta. Soovitus teha see esimene samm. Soovitus otsida abi. Olla julgem. Ja juhul, kui sa endas ei leia seda julgust, siis alati tasub ka spetsialistide poole pöörduda, et seda ei tasu karta. Me kõik töötame selle nimel, et aidata ohvreid. Ja ma arvan, et see ongi. Lisan siia lõppu veel, et selleks on inimesed olemas. Sellega on Krimiraadio lõppenud. Tänases saates rääkisime kõrgel rahvusvahelisel tasemel küberkuritegevusest saate esimeses osas, kus oma selge roll oli ka Eesti häkkeritel ja samuti vaatasime, et kuidas on olukord Eesti naiste vastase vägivalla vastu võitlemise rindel. Krimiraadio. Krimiraadio.